nii hea, kui asjad on õhus. Ühest ja samast nähtusest, tarkusest, oskusest, kunstist kõnelevad ühel ja samal ajal erinevates maailma paikades erinevad inimesed. Leidsin imeliseks keele õppimise materjaliks Urve Birkavsi vahendatud Michelle Knoxi kirjutatud teksti Hoolitse oma energia eest. Michelle on holistiline terapeut, reiki meister ja minagi kirjutasin äsja just oma teksti, mida peagi teile tutvustan. Samal teemal keskmes püsimine, protsessi nautimine ja seejuures iseenese mitte laiali pudistamine, muretsemise, kartmise, kirumise, vihkamise, kadestamise, klatšimise peale. Niisiis pealkiri Hoolitse oma energia eest on otse loomulikult hüüumärgiga, sest see on käsk. Me korrastame õigekirja, mida on teha mehiselt, kuivõrd teksti on eesti keelde toonud meta robot, samavõrd kui metakeskkond lubab spämmi, fraudi ja muud imelist sodi raha eest paljundada, samavõrd ei ole ta saanud korda tõlkerobotit. Meie õnn, meie saame õppida teiste vigadest, isegi kui see teine on robot. AI. Ja ühtlasi jäi paberi peale natuke ruumi sulle. Eks sul on mõni teine leht paberit ka, et kirjutada oma oskusest ennast mitte laiali pudistada. Alati, kui otsustame, vahetame kohe esimeses lauses käände õigeks, kellelegi halvasti vastata või temaga vaielda, loome selle inimesega päikesepõimiku kaudu negatiivsed energianöörid. Selles tekstis on hästi palju seda nööri värki, mida aeg-ajalt robot nimetab kaabliteks. Nööriga on niisugune lugu, et Eesti spetsialistid ütlevad energeetiline nabanöör, nii et selle me jätame. Kui on jutuks kaablid ja juhtmed on asi väga elektrikute valdkonnast, seda me natukene kohendame nüüd ja edaspidi. Päikesepõimik on sul ribide all, küll sa tead, täpselt keset sind. Alati, kui meil on seksuaalne, nüüd sõna stabiilne partner tundub vastanduvat labiilse ehk sõitva katusega partneriga, aga autor on silmas pidanud püsisuhet ehk siis alalise partneri või nüüd see kaasreisija on väga lõbus väljend. Silmas on peetud ühe öö suhet, juhusuhet, sipsti värki ja me ütlemegi mitte kaasreisija, vaid juhusuhe. Juhusuhtega vahetame energiat, infot, traumasid ja loome energia, ütleme sidemeid. Järgmist lauset ei alusta sidesõnaga ja, vaid suure O-ga. Olukord läheb hullemaks, kui me neid detaile ei tea ja me ei tea ka püsisuhte puhul aastakümneid ei tea. Ja teeme teadmatusest valikuid, mõistmata, millise riski me võtame.
miks millise ja mitte millist. Kui me võtame millise, siis me võtame selle riski ära. Kui me võtame millist riski, siis me võtame ja võtame ja võtame. See on analoog vene keele nähtusega совершенный ja несовершенный vid. Ehk siis lõpetatud tegevus ja protsessis olemine. Siin on asi lõpetatud, võetud. Selle riski võtmise eest hoiatas juba 80-ndatel legendaarne naistearst Helvi Rammul, kellel loodud arstlik perenõuandla Tallinnas tänagi toimib keset Ameerikaid. Ja kuna sel ajal ei olnud mälupulgad, USB-d, sel ajal olid flopid, plastmassist väikesed nunnud ruudukesed, siis võrdles doktor Rammul juhusuhet, igasugust suhet flopi USB suskamisega oma arvutisse. Sa saad sealt kõike ja pärast siis klaarid ja kuivõrd sa oled elus olend, siis sa sageli jäädki klaarima võõraid vägistamisi, võõraid perevägivaldu, võõraid. Ei ole vaja. Rahvatarkus ütleb, miks on see fenomen oma energia ära sodimine poistel kergem, tüdrukutel rängem, sest poiss sülitab aknast välja ja tüdruk sülitab koju sisse uue. Kui sul on tugevad emotsioonid inimeste suhtes, kes sulle ei meeldi ja keda pead oma vaenlasteks, lood mürgised energianöörid, no ei ole ilus sõna, olgu, mis imevad sinu päikesepõimiku elutähtsa energia ära. Kui eestlane tõlgiks, ta ütleks välja, aga see ära on päris äge läinud. Järgmises lauses satub keeleliselt aluse tegija rolli päev, kes on kõiges süüdi. Ei ole. Me teeme päevast ajamääruse väga lihtsalt päeval, mil kaotad elutähtsa energia, muudame vormi, on nõrgestatud su keha ja oled pannud ennast tundma kurnatuna või ilma elu rõõmuta. Sina oled see, kes seda teeb, mitte päev. Nii on. Mida rohkem inimesi sa oma sõnade ja tegudega häirid, teise või häirid, tõmbame maha, see lappas juba originaalis inglise keeles. Häirid, seda vähem on nad sinuga positiivselt seotud. Näiteks lause jätkub väikese tähega. Kui laenasid raha ja lubasid selle tagastada ning ei tagastanud seda nimetatud kuupäeval, jääd selle inimesega energeetilise ja meil on eesti keeles üks hea teisend sõnast süda, südamik, tuumik, essence. Südamiku kaudu negatiivses mõttes ühendusse. Alustame lauset iga, suure i-ga ja ei mingit jaad. Iga kord, kui see inimene, muudame tegusõna, mäletamine on tahtmatu tegevus, see toimub ise. Silmas on peetud meenutab. Iga kord, kui see inimene meenutab, et oled talle võlgu, pakseneb, originaalis ongi thickens, tema süda ja pigistab sinust elujõu välja. Sa tead seda tunnet, ma ka
ükskõik, kas sa oled võlgu pangale 70 kilo või sõbrale 7 eurot. Kui see sulle meenub, siis tõenäoliselt meenus see just ka sõpsile ja südame kohta öeldakse eesti keeles väljendit süda on raske, kivi on südamel. Me oleme neid asju alati teadnud. Energia, mille kaotad teadmatuse, teinekord maha, mille kaotad teadmatuse tõttu, läheb sulle tulevikus kalliks maksma ja sul pole enam jõudu oma elu ja tervise eest võidelda. Iga kord, kui sa kedagi klatšid, siis teed seda tihti. Piinlik küll, mina ka. Või hukka mõistad, teed sa sõna esimesel korral, firstly, on tegelikkusest vaja tõlkida sõnaks eelkõige. Teed sa eelkõige endale suurt kahju. Energianöörid lähevad sinu päikesepõimikust selle inimeseni, kes võib olla ükskõik kes. Ja eest koma ära. Ja ning ega või nende ette koma ei käi. Ja sa võid oma energiaaura destabiliseerida, kui see inimene on ilma konkreetse kaitseta. Siin on oluline nüüd täheldada, et meil teadlaste, inseneride abiga on õnneks olemas masinad, millega seda mõõta. Me saame tõestada bioresonantsi, magnetresonantsi mõõtvate masinatega nähtamatute inimese komponentide seisundit ja muutumist. Teadus. Ja ei ole vaja. Kui see inimene elab kaunilt osaduses Jumalaga ja harmoonias nii inimeste kui ka universumiga, on bumerangi efekt. Negatiivseid sõnu ja ei ole kallistusi. Tõlgime õigesti. Sõnu ja laimu levitava inimese jaoks 2 korda suurem. Nagu öeldakse, ära kaeva kellelegi auku, et sa ise sinna ei kukuks. Selle kohta ütleb orientaaltarkus. Klatš, viha, vihkamine, laim, sõim on nagu mürgi joomine lootuses, et ta annab saba. Sina jood mürki. Ja õnneks praegusel ajal tuleb see bumerangi efektiga tagasilöök nii kohe, et sa saad õnneks aru, mis juhtus, mille eest, miks. Ahaa, kes tegi, ise tegi. Negatiivsed emotsioonid nagu vihkamine, andestamatus, hukkamõist, kriitika nõrgestavad inimese aurat oluliselt. Augud teeme endale sisse, lisaks nendele aukudele, mida meile sihilikult sorgitakse. Aura koosneb iga inimesest 7 energeetilisest kaitsekihist. Oskuslikud vampiirid, puugid ärritavad sind teadlikult, nii et auk tuleb sisse, siis ta pistab sinna mõnusa, mitte nööri ega kaabli, vaid limase iminapa. Te teate seda tunnet, halli löga aistingut, kleeps, Inimene vajab maailmas tugevat aurat just selleks, et kaitsta ja me ütleme eesti keeles ainsuses negatiivse energia
rünnaku eest eesti keelele omane energiast, mis on ühtne, rääkida ainsuses. Teie energiaühendused on äärmiselt olulised. Need mitte ainult ei ühenda teid planeedi erinevate paikadega, vaid on ankurdatud ka teie mineviku sündmuste külge. Eesti keeles me seome külge, me ankurdame külge, me kinnitame külge, mitte sisseütlevasse käändesse. Mineviku sündmuste külge. Teil võib olla sidemeid lapsepõlve kogemustega, nii traumaatiliste kui ka imeliste sündmustega. Energeetilisest vaatenurgast on kõige parem, kui teil pole minevikuga palju ühendavaid sidemeid, kaablid väga, elektrikutöö. See lihtsalt blokeerib teie sisemised, ei ole change, on circulation ehk siis sisemise energiaringluse. Ka siis, kui sa oled ninnu-nännu nostalgiline, sa seod ennast mineviku külge. Soovitavalt saavutagem iseenese sisemise lapsega oma mineviku mälestustega neutraalne suhe. Me ei unusta, me oleme neutraalsed kuldses keskmes. Näiteks ei ole vaja taandrida, jätkame samalt realt ja jätkame väikese tähega. Näiteks kui teil on lapsena olnud hirmutav kogemus, kogemus ei ole kus, kogemus ei ole koht, ja asja parandab tore sõna et. Nii siis kogemused teid hammustas koer või olete kannatanud emotsionaalse ja, muidu on ühes lauses 2 korda või, ja füüsilise väärkohtlemise all, võite olla moodustanud ühendava nööri enda ja selle sündmuse energia vahele. Järgmise lause ümber tegelikult jutud neid, mis sõna see on, nüüd kohe ütlen, sulud, sulgusid ei ole vaja. Ei ole ühtegi põhjust, miks see lause on sulgudes. See, et, ja mitte midagi, vaid miski, see, et miski minevikus juhtus, ei tähenda, et see on läbi. Te võite oma energiaväljas endiselt selles, lisame sõna selles, vibreerida. Sa üha taas elustad seda, mis oli. Ja eriti loll sinust, sorry, kui see on ebameeldiv, mida sa muudkui taastad, ketrad ja ise kidud, kuhtud, kängud, närbud. Ei ole vaja. See tähendab, et kui tulevikus kõnnite tänaval, sa ei kõnni hetkega koerast mööda, selle sõna esiteks me paneme tahapoole ja see instantly on otsekohe. Kui tulevikus kõnnite tänaval koerast või kellestki mööda, võib selle kogemuse nöör otsekohe koera või inimesega kaasa pulseerida ja algse sündmuse trauma pigem ütleme teiseneb. Teiseneb teie sees alateadlikult või siis taaselustub. See on paljudele inimestele tuttav fenomen. Pisitiluke chihuahua käivitab paanikasööstus, sest see energeetiline side on katkestamata. Teil võib olla kohutav peavalu ja te ei tea, miks. Nii on. Enamikul meist on minevikuga ühendatud sadu või isegi tuhandeid
sidemeid, ei ole kaableid. Jah, me oleme nagu siilid, mida me ise oma taaselustamistega manipuleerime. Abi ei olegi vaja. Sidemeid, mida saab igal ajal aktiveerida, need nöörid, võivad muuta siin ja praegu kohaloleku äärmiselt raskeks. Enamikul inimestest, kasutame õiget käänet, pole aimugi, millist mõju avaldavad energiaühendused nende elule ja heaolule. Me tõmbame ennast käima, me tõmbame analoogseid seoseid ligi. Me käivitame selle sama käivitamise, pardon, ma köhisin vahepeal, sama käivitamise asemel me saaksimegi öelda, sa tõmbad ennast käima. Mida rohkem emotsioone on selles suhtes kaasatud, seda tugevam on külgetõmme. Negatiivsed emotsioonid loovad tavaliselt tugevama külgetõmbe kui positiivsed. Kõik koosneb pidevalt muutuvast energiast, me ei ole ümbritsevast maailmast eraldatud. Kõigel on conscious, teadvus. Südametunnistus heal juhul on sul, mul ka. Teadvus. Kiindumuse energia sidemed eksisteerivad teie ja peaaegu igaühe vahel, kellega olete kunagi suhtes või kontaktis olnud. Põhjus, miks erinevatel sündmustel, pidustustel, rituaalidel tekib väga sageli tõrge kohustusliku kallistamise vastu, ongi see, et su sisetunne ütleb, ei ole vaja ennast energeetiliselt kokku kallistada igaühega, ammugi mitte suudelda. Nende ühenduste kaudu, ja nüüd me kasutame ainsust, võib voolata informatsioon, energia, armastustunded, vihkamistunded, mõlemad on üks sõna, tunnete liik. Armastustunded, vihkamistunded või mürgised mõtted, näiteks, ja lause pärast koolonit jätkub väikese tähega, on võimalik, et teil on samal ajal sama mõte või sama emotsioon kui kellelgi, kellega olete sellise nööriga ühendatud. See on ka põhjus, miks nii mina kui teised autorid praegu väga keskendunult tegeleme siin ja praegu olekus püsimisega, oma energia hoidmisega. Õpime seda mitte siia-sinna veel siilimalt laiali pudistama. See on see teistmoodi sisemine siil, mille tõttu tõenäoliselt su enesepäralt on murdosa su päris väest. Mul ka. Järgmine lause ei ole käsk, tunnetage. See on fakt, tunnetate tema emotsioone oma emotsioonidena ja isegi tema mõtteid oma mõtetena, eriti kui ta on tugev edastaja või kui olete avatud vastuvõtja. Oluline on teada, kas sinu emotsioonid on sinu enda omad või on need kellegi teise omad, kellega sa selliste, mitte kaablite, sidemete kaudu ühendatud oled. See on võimalik siis, kui sa tunned iseennast väga hästi ilma kõrge teadvuse, isikliku
enesetunnetuseta. Enesetundmine, enesetunne, enesetunnetus. Enesetunnetuseta ei saa sa kunagi aru, mis sinuga toimub. Edu võti on, toome ainsusesse, teadmine. Mida rohkem oled valmis muutuma, emotsionaalselt ja vaimselt arenema, seda lihtsam on sul ohtu märgata ja teada, kuidas end selle eest kaitsta. Praegu just valimiste perioodil näete, mismoodi sulle sisendatakse, hüpnotiseeritakse. See on sinu mõte, mina viin sinu mõtte mateeriasse, vali mind. Aga sa oled arukas. Eestis on olnud üks ülivõimas, hüpnootiliselt sugestiivne poliitik, kirjanik, president Lennart Meri, meie õnneks hõbevalgem. Seni ei ole ei heas ega halvas mõttes teisi nii sugestiivseid, manipuleerijaid, sisendajaid, rahva ühendajaid, kaasa kutsujaid veel. Ma väga tahaksin, et oleks niuks. Inimesed surevad sageli mõne päevaga just seetõttu, et nende energia on blokeeritud erinevate inimeste või ebameeldivate ja tõmbame maha ebameeldivate negatiivsete olukordade toitejuhtmete poolt. Iga päev tuleb teateid läinud. Kõik. Äksurm, tromb, puh. Ahah. Mida rohkem sa oma teadvuse taset tõstad ja teiste heaolusse investeerid, seda siia 3 punkti kohale meie paneme parem, seda parem. Nüüd, mida valvab su meel? Mida rahulikum su meel, seda pikemat, ilusamat ja õitsvamat elu sa elad. Raha tuleb sinna, kus on hea energia. Tervis on sinna, ei ole. Tervis on seal, kus on hea energia. Õnn on seal, kus on hea energia. Jätkem kõrvale siinkohal tõsiasi, et sõna seal on meil kahetähenduslik. Siga ei ole praegu hea teema. Tugevad emotsioonid nagu hirm, vihkamine, andestamatus, kurbus ja rahulolematus hoiavad inimest alati viletsuses ning kurvas ja koledas elus. See kole, ugly, oligi Lady Smithil täpselt niiviisi kirjutatud. Lady Knox, excuse me. Ja ilutu, inetu, kole. Jäägu nii, oleme nõus metarobotiga. Emotsioonid nagu armastus, rahu, tänulikkus, lahkus, andestus ja kaastunne toovad inimesele soovitud hea tuju ja nende inimeste külge ei jää ükski negatiivse energia side, sest nad kiirgavad kõrget vibratsiooni ja neil on valgustatud meel. Võin kinnitada, kui sul on halb, tühi, hirmus, murelik, mine peegli ette, naerata. See alguses ei tule välja, hakkab tulema ja kui sa endale naeratad, su lihased nõustuvad
naeratusega sa hakkad päriselt naeratama ja naeratuse lihased toovad järele kogu su keha toonuse. Nad toonivad sind hoopis teise vaibi. Üks viril naeratus, millest saab päris hea enesetunne ka siis, kui kõik ümberringi on puu taga, siis eriti. Kokkuvõtteks, koma asemel, hoolitse alati oma mõtete, sõnade ja tegude eest ning aita end iga päev heade, kasulike ja tervislike mõtete ja teabe abil paremaks muuta. Teadlikuks saades tõstad oma teadlikkust. Õige küll, aga me mõnevõrra nihutame fookust ja ütleme, teadlikuks saades tõstad oma kohalolekut. See on see sulnis mindfulness. See on see sulnis ärkvel, teadvel kohalolek, mida õppides tegelikult ei ole vaja viia oma hirmsa vaevaga teenitud raha ühelegi coachile, gurule, treenerile, teejuhile, psühholoogile. Sa oskad seda ise. Ja õpid seda iga päev. Mina ka. Õppimiseni, hea inimene.